Slaididel oleva teksti värvimise jaoks tuleks kõigepealt soovitud tekst ära märgistada ja seejärel teksti värvimise nupp on teil tööriistariba peal. Siin allpool näete viimane nupp, kus on värvilised tähed. Kui te klõpsate siia noolekese peale, siis siit te saate valida erinevaid värve. Näiteks ma tahaksin selle esimese lõigu LibreOffice Writer muuta punaseks. See tähendab, et ma klõpsan fondi värv nupu peale ja valin siit punase värvi. Kui ma nüüd eemaldan märgistuse, siis näete, et tekst ongi punane. Järgmise lõigu näiteks tahaksin muuta siniseks. Kõigepealt märgin teksti ära või võite ka märkida ära mitu lõiku või tähendab siis suurema osa teksti. Ja seejärel jällegi valin sobiva värvi. Värvi eemaldamine käib täpselt samamoodi nagu ka värvimine, ehk siis sisuliselt ma märgin teksti ära ja valin selleks värviks siis siit nupu alt kas automaatse, mis on vaikimisi must, või võite ka käsitsi valida muidugi musta värvi. Ja siis on mul jälle tavaline tekst, mis on ka vaikimisi must värv.